Tere, minu nimi on Rantar Tasmut. Mina koos teiste õppejõududega õpetan Usuteaduse Instituudis piibliteadusi. Kutsun õppima instituuti sellepärast, et piibliteadused kannavad igat õppijat ja valgustavad teda läbi kõikide õppeaastate. Piibliteadused peegeldavad ühte suurt ja pikka lugu. Me võime nimetada seda ajalooks, mis algab Egiptusest, Niiluse äärest, Mesopotaamiast, Tigrise ja Eufrati äärest, kandub koos Abrahami ja Moosesega läbi kõrbete, mis kannab meid läbi pika Iisraeli ajaloo, läbi nende prohvetite, sündmuste ja isikute, kelle lugu on kirja pandud Vanas Testamendis. Edasi kannab see lugu meid läbi Kreeka maailma, Väike-Aasia, Kreeka, isegi ka Itaalia, kuhu Paulus oma reisidega jõudis. Nõnda haarab see ajalugu tervet kultuurilugu rohkema kui 3000 aasta jooksul. Tõepoolest, kirjalik ajalugu on mõnevõrra lühem, aga kui piibli kirjalik ajalugu on 1000 aasta pikkune, on see juba pikem kui Eesti ajalugu kujutav kirjalik ajalugu alates Läti Henriku kroonikast. Koos selle pika ajalooga puutume kokku õndsuse loo küsimustega, kultuuriloo küsimustega, mis samuti valgustavad seda, kuidas inimesed on elanud, ja usuliste küsimustega, kuidas nad oma Jumalaga on rännanud. Ja siin hakkab meil tasapisi silmade ette tulema ka see vajadus, et kuidas sellele teabele ligi pääseda. Ja piibliteaduste jagunemine on nõnda, et juba esimesel aastal tuleb meil õppida sissejuhatust Vanasse Testamenti, mis hõlmab kogu idamaa ajalugu ja Iisraeli rahva suhet nendega. Edasi heebrea keel, mille kaudu saame aimu sellest, mismoodi väljendati Vanas Testamendis Jumala ja inimese vahelise kõne, tekste, lauseid, üksikuid sõnu. Siis tuleb kreeka keel, Uus Testament koos selle ümbruskonnaga, sissejuhatus Uude Testamenti. Erinevad kommentaarid pakuvad meile üksikasjalikku ülevaadet raamatute salmidest, lausa üksikute sõnade tähendusest. Kõige selle juurde kuulub ka lõpuks veel Uue Testamendi teoloogia kui püüd kõike seda õpitut, läbimõeldut, ise kogetut kokku võtta ja leida neid suuri liine, mis saavad meid saata ja aidata. Ja kui piibel on üks suur ajalugu, kultuurilugu, siis lõpuks on ta igale inimesele ka päästelugu ja meie endi võimalus on leida selles loos oma lugu. See lugu, kuidas meie, kes me oleme, kes 20-aastane, kes 40-aastane, kes vanem, selle koha maailmas ja ajaloos, mille Jumal on meile mõelnud. See ei tule kergelt. Aga iseenese koha leidmine selles suures loos, koos nende näidete kaudu, kuidas piibli isikud ja karakterid meile eeskujusid annavad, missugused kannatavad inimesed ja samas ka kangelaslikud inimesed sealt välja tulevad. See kõik on niisugune kutsuv materjal, et ma ei tea midagi teist selle kõrvale asetada tänapäevases olukorras ja ajaloos, kus me peame nii paljude ka isiklike küsimustega tegelema, vastuseid otsima, kui just piibliteadused, millega koos raamatute, koos juhendavate õppejõudude ja koos heade kaasõpilastega leiame me endale selle keskkonna, mis meid aitab edasi kulgeda ja mitte ainult seda, mis meile midagi annab, vaid ka seda, mis kannab ja mida meie võime teistele anda. Et piibliteaduste õppimine koos saamisega on alati ka andmine,
kus me hakkame leidma ka paremaid vastuseid sellele, mis võiks olla minu ülesanne selles elus, ükskõik kuhu kohta ma oma teadmiste ja kogemustega võiksin minna. Ja nii nagu see piibel on elav sõna, nii nagu me vajame igapäevaseks eluks leiba, nii on piiblis ka need sõnad, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust. Nii meenub mulle üks Ene Ergma kommentaar, kui temalt küsiti, kui ta oli ka juba natukene kõrgemas eas, ütles nõndamoodi, tõi esile Tootsi vanemate sõnad kevadest, kui vana pere oli andnud Tootsile oma talu üle, et võta siis sina nüüd see talu, eks sina, poeg, oskad seda edasi viia. Meile on küllalt sellest, kui meil on leib ja piibliraamat laua peal. Tere tulemast õppima!